Tere tulemast koos meiega väikesele fotomatkale Pääsküla Rappa. Otsustasime ühel sügisõhtul teha väikese jalutuskäigu meie jaoks veel seni avastamata Pääsküla Rappa. Igaks juhuks haarasime kaasa ka 2 kaamerat. Meie jalutuskäik kestis umbes 4 tundi. Järgnevas videos aga võtab see kõigest alla 4 minuti. Ükski esitatud foto ei kandideeri mõnele kuulsale fotoauhinnale, sest need on lihtsalt klõpsud, püüdmaks purki ühe sügisõhtu meeleolusid ja värve Pääsküla rabas. Ja neid värve, mida püüda, jagus tol õhtul Pääsküla rabas ohtralt. Meie jalutuskäik kulges mööda Pääsküla raba õpperada. Rajale pääseb kõige paremini Hiiu või Kraavi tänava lõpust. Laste ja Inverada jääb Metsanurga ja Olevi tänava otstes olevate laste mänguväljakute vahele. Bussiga on kõige mugavam minna Hiiu tänava kaudu. Liinidega number 18 ja 33 saab sõita Hiiu peatusesse, kus tuleb edasi jalutada mööda Hiiu tänavat kuni selle lõpuni. Pääsküla raba asub Tallinna piiri, Pääsküla ning Männiku asumi ja Männiku küla vahel. Raba pindala on 9 ruutkilomeetrit. Raba lõunaosa läbib Pääsküla jõgi. Raba idaosas on kaitsealused Aiataguse ja Kasetuka allikad. Raba servas asus Pääsküla prügila. Prügila rajati 1972. aastal ajutisena ja toimis rohkem kui 30 aasta jooksul Tallinna ja selle lähiümbruse valdade, olme ja tööstusjäätmete ladestamiskohana. Pääsküla rappa juhitakse ka osa Tallinna sadeveest. Pääsküla raba on põliseks elupaigaks meie mõlemale looduskaitsealusele maole, rästikule ja nastikule, aga ka arusisalikule ning mitmele konnaliigile. Meie fotodele need tegelased poseerima siiski ei tulnud. Pääsküla rabast kasvavad ka haruldased käpalised. 2002. aastal oli rabas suur põleng. Tulekahju rikkus üle 80 hektari rabast. Kahjuks hävis ka Olevi ja Ilmarise tänava vahele jääv männimets. 2007. aastal hakati Pääsküla rappa rajama õpperada, mis on 4 kilomeetri pikkune ja millest umbes 2,5 kilomeetrit on laudteed. Õpperajal on mitmeid purdeid ja platvorme, samuti kasulikud infotahvlid. Õpperaja ühe osana on ehitatud ka ligi 10 meetri kõrgune rabavaatlustorn. Sealt saab päris hea ülevaate Pääsküla rabast. Seepärast soovitame võimalusel jalutuskäigule kaasa võtta ka binokli. Laudtee ehitamine ei läinud ilma väikeste takistuseta. Laudtee ehitamise ajal üritati varastada rabatorni viiva laudtee ehitamiseks mõeldud materjali. Politseil õnnestus kahtlusalune tabada. Varast tabati tänu Kraavi tänava elanikule, kes märkas öisel ajal Pääsküla rabametsas sõitvat kahtlast mikrobussi ning teavitas sellest politseid. Kahtlust äratanud mikrobuss peeti kinni Mahla tänaval. Juht väitis algul, et tegemist on tema küttepuudega, kuid kontrollimisel selgus, et bussis oli 41 3-meetrist immutatud laudteeprussi. Õpperaja äärde on paigutatud kasulikud infotahvlid, mis annavad ülevaate rabas esinevatest veetaimedest, lindudest ja putukatest, aga ka olulisematest rabataimedest ja marjadest. Meie jäime oma jalutuskäiguga väga rahule ja kui sina pole veel Pääsküla rappa sattunud, siis mine rappa. Soovitame julgesti.